Hallo, hallo. Hallo, tere, kas ma räägin Tiit Sekiga? Ja ikka räägid. No vot, väga tore. Teatavasti meil on siin plaanis 9. märtsil tulekul üks sükene kena üritus Zodiagis jälle, et räägiks nagu sellest natukene, et mis selle pealkiri meil ongi nüüd? Eesti oma pidu. Ja kes meil seal nagu siis kõik esinevad, et tooks need ka kohe ära? Oi, muusikat on nüüd küll pakkuda tõesti igale maitsele, et meil on ju rahvabänd Village Voice kohal. Siis on ju, ütleme, tantsubänd Dark Velvet. Kindlasti oleme meie. Joo. Ja siis on siukene lustakas tõusev bänd nagu Spiili Miili. Ja siis on noored räpparid on isegi pakuvad oma osa ja ütleme kindlasti tuleviku nublud nüüd Tallinnast, et loodame, et pikka lendu nendele, et tulevik on nende päralt. Ja mis kell see pidu meil seal algab? Pidu saab tegelikult alguse kell 8, et alguses vist mängib DJ Janek Tauts mõnusat tantsumuusikat ja siis lähebki lahti, et niimoodi, et täiesti nagu kontsert, et nüüd lauakohti on küll väga vähe veel alles seal broneerimiseks, aga kindlasti ei tasu nüüd nugutseda, sest sinna tullaksegi ju muusikat nautima, sõpradega juttu ajama, kokku saama, õlut jooma, tantsima, kõike muud ka. Et nii nagu, ütleme, tõelistel pidudel ikka, et ei tulla istuma, vaid tullaksegi seda kõike pidu nautima. Ja ma vaatasin, et 99 osalejat on praegu nagu märgitud sõnaga kokku, et päris sükke kena arv praeguse seisuga. Kindlasti ma ei paneks rõhku nüüd nende osalejate peale seal, sest reklaamtööd peab veel tegema kõvasti. Siin on aega veel 3 nädalat, mis seal on veel, see ei olegi seda, et kõik see aeg peab tegema veel reklaami. Ja kui nüüd keegi nagu küsiks, et oota, ma tahaks ka peole minna, aga mis see pilet maksab ja kus ma selle pileti saan ja et kui ma kuskil kaugemalt olen, et mis sa neile nagu ütleksid? No Facebookis on siukene peoleht olemas, nagu Eesti oma pidu, et nii nagu ikka muusikastuudiolt ja siis seal on kogu info olemas, kuidas saab eelmüügis pileteid osta. Ka samamoodi on piletid ju eelmüügis müügil Tartus koha peal, kui lähete Riia 24B baari Zodiag, siis seal ju pidu toimub või siis saab ülekandega maksta. Ja kui mõni sooviks, et äkki küsiks Tiit Seki käest veel üle midagi, et ehk ütled oma numbri ka, et kuidas nagu ühendust saab? No peoinfot saab ka jah, minu numbrit, et 56 18 11 39. Ja baarist kindlasti koha pealt. Ja sama numbri ju teil helistada ka need, kes tahavad Tiit Sekit kutsuda pidudele esinema, kas laulma või õhtut juhtima, mida iganes ühesõnaga, et üle Eesti. Jah, et oodatud on alati kõned ja tegelikult on ju inimestel ikka see huvi, et kus me esineme, kirjutatakse, aga ütleme, seisusi lahtisi, ütleme, pidusid ei ole ju palju, et nüüd jaanipäeval tuleb jälle üks võimalus inimesel kokku tulla, et on siukene avalik pidu, et kus mind ja siis sind nagu kuulda näeb. Oli vist seal Võru kant kuskil, jah? Jah, et Metsarinnal, aga rohkem me praegu sellest infot ei anna, sest see on nüüd, kui reklaam üles tuleb, siis on see info ka siis inimestele kätte saadav. Ja kui mõned nüüd mõtlevad nagu sellist asja, et nad teevad toredaid laule, eks ole, aga kas mõnda plaati on, kas see plaat on müügil ja mis sa selle kohta nagu ütleksid? No praegu on plaat number 2, kus on siis meie laulades Suvi Kuum peal vist ja Kiskari valts ka, et seda veel on müüa. Et teised plaadid on praegu otsas, aga tõenäoliselt ikkagi pingutame, et maikuuks vähemalt siis uue plaadi
müügile paisata. Ja need, kes soovivad neid järele jäänud plaate veel kosta, need saavad nagu siis Zodiagist koha peal need osta, sõnaga need on sellised nagu et koha peal ostmiseks, et poest neid nagu saada vist ei ole. Poest ei ole jaa, aga ka M1 muusikalehelt on võimalik tellida, kui on kellelgi mahti, ütleme, või ütleme seal postiteel soovi. Et seal on nüüd kõik plaadid ilusti müügil, et on ka Darkveleti, on minu plaadid ja on ka seal teisi plaate, mis on M1 muusika LTÜ välja andnud. No me rääksime nüüd selle 9. märtsi üritust ja me rääksime nüüd ka siis juba selle jaanipäeva üritusest, eks ole. Aga sa tahaksid veel mõnda üritust veel välja tuua jälle, mis nüüd vahepeal on või mismoodi? No vahepeal on nüüd erapeod, aga 16. märts on ka siis selline avalik üritus Tartus Saunapubis ja too pidu on kõigile tasuta, too hakkab kell 10 ja on siis aadressil Anne tänav 44. Ja oled kindlasti ju nüüd teinud mitmed loetehk need laulud, uued laulud üles, mis sa nagu salvestanud oled, et võib-olla kõikil ei olnud need jälgida, et nad teavad otsida neid YouTube'i keskkonnast või kuskilt ja mis nende pealkirjad on? Neid uusi laule on tegelikult väga palju, mis on peale tulnud. Väga uut materjali ma ei ole isegi avaldanud veel. Et kindlasti 9. märtsil on nii mõnegi loo esmaesitlus ja täpselt samamoodi sinu poolelt on ju üks uus lugu tulekul. Jaa, Viinahaua valts... Ei, mis ta oli? Viinahaua hümn. Jah, Viinahaua hümn. Ja siis on kui Metsamaja nagu ja nii edasi, eks ole, et järjest tuleb ka uusi laule. Ongi hea, kui sa ütled juba 8. saad Tartu kanti tulla, siis saame stuudios maha istuda ja need lood ka linti saada. Vaat see oleneb nüüd sellest, et kuidas need ilmad, kui ta nüüd käredat külma nagu ei tee, et sellised normaalsed ilmad, et ma saan isegi jah niimoodi tulla, aga muidu on nii, et äkki, et siis kui liiga külm on, siis tuba vajab kütmist, et äkki siis hoopis 9. päeval. Väljas on juba nagu kevad. No jah, praegu on, aga ei tea, mis ta nädala paari pärast teeb, et loodan parimat muidugi. No, igas siis väga külm enam ei luba. Selles suhtes on aga sa soovid midagi südamelt ära öelda midagi rahvale sõnaga, et mis nagu veel ütlemata on? No, mis mul ikka soovida on, et olge mõnusad ja tulge meid kuulama pidudele. Ja kui kellelgi on mingi tähtaja tulekul, siis telefon kätte ja kutsuge meid ikka endale ka siis tähtpäevale külla või siis ütleme esinema. Miks mitte, on ju nii? Ja kes sooviks, siis ütleme su e-maili ka, et eiki.kaitsalu@mail.ee vist, jah? Jah, saab sealtpoolt ka tellida ja tegelikult siin endiste artistidega ju jätkub ka koostöö, siis välja arvatud, kellega siis lõppes koostöö on Popstar Raits. Ja siis selle 9. märtsi peoga me ühtlasi ka tähistame vist sinu abikaasa Marika sünnipäeva natukene. Noh, jah, et temal on ka siukene tähtpäev ja kindlasti on seal veel teistelgi tähtpäevi, sellepärast, et nii nagu ma aru sain, siis olen saanud aru, siis jälle järjekordselt tuleb kuskil 30% rahvast Tallinnast, ülejäänud tuleb üle Eesti kokku, et paraku see nii on, et... Ja nüüd ma küsiks ühe küsimuse veel, et noh, see ei ole nüüd peoga küll seotud, aga et nüüd 3. märtsil tulevad nagu need Riigikogu valimised, et mis sa oled nagu mõelnud, et kelle poolt sina nagu hääletad, et on mõni niisugune kindel kandidaat või mismoodi? Otseselt ei olegi, sest ma ei ole selle peale mõelnudki, et kui ma nüüd valima lähen, et siis keda ma valin. Et vist ei olegi nagu kedagi valida, et noh. Kui nüüd öelda 2 lausega umbes niimoodi, et kui sa kellegi poolt valid, et millised oleks sinu põhilised, ütleme 2 soovi nagu sellega kandidaadile, et mida ta Riigikogus võiks rahva heaks teha, et mis need oleksid? Kindlasti lasterikkad pered, et nende ees seista, et küll võideldakse siin pensionäride nimel hääli, aga ütleme, on ju teisi mureallikaid Eestimaal, mille ees seista ja võidelda. Õige. Aga ma tänan sind... Aga valiksin Illar Kohvi. Kuidas? Illar Kohvi valiks küll, et... No vaata, mina oleks kandideerinud, aga vaata 500 eurost raha ma küll välja panema ei hakka selle nimel, et kui kaotad, sa oled 500 ühesõnaga ilma, et see on üks lollus ühesõnaga, et oleks pidanud ikka tasuta see asi olema, et see oleks nagu need kandideerijad rohkem olnud, ma arvan.
aga noh, see selleks. aga kuskilt peab neile raha tulema, et lennukeid osta ja ütleme praktiliselt üles panna kuskil Tallinnas näiteks, see on ju kallis lõbu. No vot. Aga selge, siis tänan sind sellise toreda intervjuu eest ja siis kohtume sinuga kindlasti 9. märtsil seal Zodiagis, teeme vahva peo ja kutsume kõiki sinna peole ja sõnaga nii, et tulge ja lõbutsege ja olge mõnusad. Aga teeme nii. Teeme nii, kõik head. Tšau!